Selles armastatud vennad ja õed, loen tänase palgamõtiskuse aluseks tänase päeva Juht-Salmi kiriku kalendrist, esimesest Apostel Pauluse kirjast Korintuse kogudusele, 3. peatükist, salmi 11. Ja Apostel kirjutab: teist alust ei saa keegi rajada selle kõrvale, mis juba olemas, see on Jeesus Kristus. Aamen. Armsad sõbrad, lubage teid õnnitleda tänasel usupuhastuspühal. Me tähistame reformatsiooni aastapäeva ehk siis seda päeva, mis pani aluse luterlikule kirikule. Me tähistame luterliku kiriku sünnipäeva. Martin Luther 1517. aastal ei mõelnud küll mitte selle peale, et parandada maailma või et luua uut kirikut. Tema süda valutas issanda tõe pärast. Tema süda valutas selle pärast, et tõde on väänatud, et tõde kasutatakse kurjasti ära, et tõde moonutatakse, selle ümber hämatakse. Talle ei meeldinud see, mida tehakse usu nimel, ja talle tegi muret oma rahva ja kogu kristlaskonna saatus. Nii nagu Iisaja prohvetitele tegi muret nende rahva saatus. Ja ta tahtis näidata näpuga nendele kohtadele, kus on näha viga, et need vead kõrvaldataks. Nüüdsel ajal räägitakse Martin Lutherist palju legende, küll sellest, et tema pani aluse jõulupuu traditsioonile, küll seda lugu õunapuuga, mille ta lubas vahetult enne maailma lõppu istutada, kui nii väidetakse. Ent mina tahaksin täna paluda teil mõelda Martin Lutheri tegude tähendusele, mitte inimese, vaid Jumala vaatepunktist. Me kõik, kes me oleme avanud oma südame Kristusele, tahaksime elada Jumalale meelepärast elu. Ometi ei jätku meil selleks mitte omast tahtest jõudu ja vaprust. Me vajame selleks tugevat usku, sest üksnes usu läbi saavad sündida head teod, üksnes usu läbi saavad maailmas minna asjad paremuse poole. Ja selle usu peame me võtma oma südamesse. Selle usu peame me võtma omale kindlaks aluseks, millel me seisame. Selleks aluseks saab olla üksnes Kristus, nagu kirjutab Apostel Paulus, et Korintuse kogudust julgustada. Ja Jumala vaatepunktist võiks see küllap paista niimoodi, et ometi kord oli üks mees, kes ei tõmbunud vaikselt oma kambri üsildusse ja palvetanud seal, kes mitte ei pingunud ja virisenud, ei kirjutanud ilusaid sõnu sotsiaalmeedias, ei pannud ajalehte uhkelt kõlavaid pealkirju, vaid asus asja kallale, kääris piltlikult öeldes käised üles ja hakkas tööle. Ja see töö kandis vilja, sest see töö oli Jumalale meelepärane. Kas Martin Luther teadis, et tema töö saab Jumala õnnistuse, või ta üksnes palvetas ja lootis, et Jumal selle heaks kiidab? Seda me tagantjärele täie kindlusega öelda ei saa, aga ometi on just see eeskuju, mida me peame järgima, usaldada ennast Jumala hoolde. Usaldada, et Jumal
näitab meile kätte just selle paiga, kus me peame olema. Ja just selle töö, mida me peame tegema. Ja isegi kui meile tundub, et meie oleme väikesed ja väetid, mitte osavad kõnemehed, mitte osavad kirjatundjad, mitte kõrgelt haritud teoloogilistes asjades. Ent kui meie süda on usule avatud, siis see, mida Jumal meie suu kaudu laseb maailmale kõlada, on usukõne ja kannab vilja. Usukõne, mitte vihakõne, usukõne ja armastuse kõne. Armastusest Jumala vastu, armastusest ligimese vastu. Sest oma armastust ei näita me mitte sellega, kui me sõbra vigade ees silmad kinni pigistame, vaid sellega, kui me sõpra noomime. Just nii, nagu ka Martin Luther noomis ja õpetas lootuses, et asju saab parandada. Ja tema eeskuju peame me järgima ka nüüd, aastasadu hiljem, sest nüüd on maailmas just see aeg, mil nii palju vajab parandamist, nii palju vajab uueks tegemist, nii palju tõde, mida vääratakse, nii palju kurjust, mida külvatakse sõnadega, nii palju haiget saanud inimesi, nii palju sõnadega tehtud valu. Seda kõike on meid, kristlasi, kutsutud leevendama ja mitte üksnes sellega, et me haavale peale puhume, vaid ka sellega, et me juhatame ja sellega, et me püüame ise olla eeskujuks. Püüame leida oma elust neid kohti, mil Jumal on sekkunud ja teinud imet, teinud näiliselt lootusetud asjad võimalikuks, teinud väga suured raskused olematuks. Sest kui me neid asju märkame ja nendest räägime, siis me teeme seda tööd, mida Kristus tegi meie hulgas käies, meie vennana elades, siis me teeme seda tööd, mida ta tegi kõigi vaevatute ja koormatute heaks, kellele ta lubas anda hingamise. Ja siis me ehitame Jumala riiki. Armsad vennad ja õed, meid kõiki on kutsutud selle Jumala riigi ehitajaks, kes me pühas ristimises oleme saanud kristlasteks. Ja meid kõiki, kes me seda veel ei ole, kutsutakse. See kutse kõlab ajast aega ja seda ei saa summutada, seda ei saa lämmatada ühegi ajastu ilmalikud väed ja võimused. See kutse jääb kõlama. Jeesuse Kristuse kutse, tulge minu juurde, võtkem seda kuulda, võtkem kuulda Kristuse kutset ja astugem tema ette, et tema võiks tunnistada meie suid ja südameid ja meie töökäsi, et Jumala riik siin maailmas saaks üles ehitatud. Sõbrad, vennad ja õed, ma soovin teile õnnistatud reformatsiooni aastapäeva ja soovin kogu südamest, et te kõik võtaksite Kristuse oma ellu vastu.